Tere tulemast Eesti kiirendusspordi meistrivõistluste YouTube'i kanalile. Mina olen siis täna külla tulnud ei kellelegi muule kui Andres Arnoverile ja teeme temaga väikese intervjuu. Mis sa arvad? Tere! Küsiks kohe alguses, et kas sul on olnud hetki, kus sa oled tõsiselt ehmunud rajal ja kui jah, siis milliseid? Mul on tegelikult neid situatsioone olnud päris mitmeid. Ma arvan, et esimene kõige halvem situatsioon oli 2018 aasta Tjerp Arenal, kui ma sõitsin veel vana sinise autoga ja Kirekülest tuli pidurdusvarju kinnitused lahti ja varjud lendasid minema kuskil 370 km tunnis või kiiruse juures. Ja auto keeras ennast ringi, tegi piruetti ja siis küljega lendasin seina. Õnneks taga ref ja velg võttis kogu selle matsu vastu ja päästis nagu halvimast, siis ütleme niimoodi, et tegi mulle piruetti aga kuidagi katusele läinud. Õnneks ma ei ole ise füüsiliselt ei ole nagu viga saanud sellist suurt matsu või mingit suure kiiruse õnnetust minul nende siis 10 aastat võin nüüd öelda kindlasti, et kiire autoga, nagu mis ikkagi 300+ kiirusega vähemalt nagu sõidab, et ei ole nagu olnud. Aga su auto, ta on väga ebatavaline, näeb välja väga ebatavaline ja sõidab ka väga ebatavaliselt minu arvates. Et äkki sa räägid enda autost natuke täpsemalt? Tegemist on jah siis spetsiaalautoga, mis on tegelikult nagu ehitatud Ameerikas. Võib siis öelda tippude poolt täiesti nagu see auto ise. Algne kere siis on Cherry Pickle'i poolt tehtud 2018, lõpetati 2019 aasta alguses. Siin on peal on Proline'i Hemi mootor, Alan Johnsoni mootor, mis on 8,5 liitrine mootor, 520 kuuptolli usakeeli ja siis üle laetud, mis teeb jõudu, on siis 2 turbot. Et turbodeks on 288 mm Precisionit, kütuseks on metanol, jahutussüsteemi ei ole, et tehakse ühekordne sõit, tuled järgi ära, tuled jahutad 1,5 tundi maha, valmistad uuesti ette ära, kontrollid kõike üles ja saad uuesti teha, kui mootor ära jahtub. Käigukastiks on 3-käiguline automaatkast, millel küll me ise peame manuaalselt vahetama käikereeglite järgi, kui me FIA Pro moodi sõidame. Aga tegemist on ikkagi automaatkastiga, turbiiniga, käigukasti turbiiniga, et ta ei ole siduriga auto. Jah, 3-käiguline, karbonkere, kaal on oluline, et auto võimalikult kerge oleks, 36-tollised suured Pro moodi rattad. Ei tea, natuke elektroonikat, mõni turvavarustus. Eks siin on neid pisidetaile on nagu palju ja ta on suht hirmuäratav, on ta selles suhtes, et ta on ikkagi suhteliselt, ütleme, kuidas ma tahan öelda, loom. Et tal on jõudu, on ju üle mõistuse tegelikult. Et oleneb klassist, mis me sõidame, kui me Euroopas sõidame siin seda FIA Pro moodi, siis meil on ära piiratud turborõhk 2,5 baari peale ja see mootor teeb ikkagi üle 3500 hobujõu siis. Et juba seda taltsutada on nagu parasjagu töö, aga kõige hirmsamaks teebki just seesama finišijoone kiirus. Ehk siis, kui sa sõidad see 400 meetrit distantsi läbi, minu parim aeg on selle autoga on 5,69 sekundit, mis on praegu ka ainukene Euroopas, kes on 5,6 sõitnud, olen mina selle autoga sõitnud. Siis oli lõppkiirus on 410 kilomeetrit tunnis, 5,6 sekundiga. Ja just see lõppkiirus on nagu see probleem, miks piiratakse seda nii turborõhku kui kõike, et see lõpus oleks turvaliselt saaksid maha pidurdada. Et see aasta oli ka, näiteks tellisin siia natuke suuremad varjud, et ma eelmine aasta nägin, mis need tavalised Pro moodi varjud on, tagasi päris tugevalt pidurdama jalapiduriga ja see tegelikult, siin on karbonpidurid küll 4 korda, need pidurdavad päris hästi, aga pigem ei taha neid nagu kogu aeg nagu piinata, et pigem teeks teistpidi oma tööd see. Aga sa Santapood juba mainisid, et äkki sa räägid natuke täpsemalt enda siis välismaa sõitjadest, et Santapood, Malta, Soome? Jaa, sõidetud on ju palju ja aga kui me võtame praegu ette, mis me teinud oleme Pro moodiga, siis selle autoga viimased 5 aastat. Et nüüd tuleb 5 aasta, 4 aastat oleme regulaarselt oleme siis Pro mood Mustangiga sõitnud. Et oleme teinud kaasa siis Euroopa FIA Pro moodi sarja
mis on ja eelmine aasta sõitsime kaasa ka Inglismaa Pro-moodi sarja, mis õnnestus ka võita ja siis esikoha karikas koju ära tuua hooajama. Et seda varem Inglismaal juhtunud ei ole. Et valetan, on küll juhtunud vist hollandlane või keegi oli küll olnud, aga ütleme siis mitte põhja või siitpoolt ülalt poolt keegi, kes oleks nagu võitnud nagu ära või Eestist ütleme siis nii. Et sai see sõidetud, jah, 4 täishooaega FIA Pro-moodi sõitnud ja 2021 me tegime ka mõne stardi, aga siis oli veel see Covidi situatsioon ja see nagu rikkus suht selle kogu selle hooaja nagu ära siis, kui ma selle auto sain alles ja hakkasime nagu sõitma. Kas sul on enda esimene võistlus meeles ka või? Kõige esimene võistlus? Jah, on küll meeles. Mul on minu kõige esimese võistluse diplom on samas kõrval ruumis seina peal, mis oli Speedtesti üritus. Speed at Night Race oli, kui ma õieti mäletan, oli Haapsalus ja see oli 2007 aasta. Siis kui ma enda punase Ford Taunusega käisin seal sõitmas ja suutsin ka ära võita selle mingi bracket või mingi indeks või mis iganes klass seal oli, et mis oli, panid ette ja sõitsid. Aga jah, sealt see kogu see trimm peale hakkas, aga miks see Ammasverel on juba nagu ammu nagu ennem seda oli juba läinud, et minu esimesed kiirendusüritused, ma mäletan, oli Lasnamäe kanalis ikkagi 90ndate lõpp oli, kui oli Päätoi siin Jari ja Maksim Zolotarjov oma punase Supraga ja neid autos oli kui palju, Lauri Kurik sõitis juba ja Tauverki Vitsut ja no enamus kõik need, kes seal oli 90 lõpus, et olid peal. Aga ma siis küsiks seda ka, et mis nõu sa annaksid kiirendusspordiga alustavale sõitjale? Oleneb, mis osas sa tahad või kuidas sa soovid seda kiirendust sõita. Mina ütlen seda, et kui sa tahad minna lihtsalt siukest Street A-d või Street B-d või bracketit natuke sõitma, on siis võtage oma auto, kui sa vaatad, kui kiiresti tänav sõidab. Meil on praegu ju tänavaautod, mis suudavad reaalselt 13-12 sekundit sõita nagu niisama juba tehase seades või natuke nagu on kaasa aidatud, et võtad selle auto ja vaatad, mis on klass sulle sobiv ja mine ja sõida ja proovi turvaliselt, et on äge. Aga kui sa soovid kiiremini sõita, siis mine räägi kellegi, kes oskab kiiresti sõita. Et minul on sama teema see, et ma olen tegelenud sellega kiiresti sõiduga nüüd 10 aastat või rohkem on ju, mis me räägime ikkagi 6-0 ja kiiremad nagu ajad nagu, siis mine räägi kellegiga, mida sa soovid, mis on su nagu plaanid või mida sa tahad teha. Sest mina mäletan seda, kui mina nagu alustasin sellega 10+ aastat tagasi ja kuidas see kogu see õppimisaeg ja kogu see raha, mis sai pandud sinna, kui palju sa ehitad ümber ja et saada see asi lõpuks nagu normaalselt toimima. Siis alati on lihtsam võtta mingi mentor kõrvale, kes tuleb minuga rääkida. Meil on siin rohkem vanu nagu sõitjad, kes on kiiresti sõitnud on ju ja kunagi. Et minna rääkida nendega, proovida nagu endal selgeks teha, mida sa üldse tahad. Kui ma õieti mäletan, ma sõitsin see 2007, vist oli 14.63, oli 14,63 sekundit oli see. Siiamaani nii hästi meeles, mismoodi Päätois siis Jaril oli see auto uks lahti. Läksin sinna kõrvale, siis vaatasin, oli tal gaasipõletileegiga, siis kuumutas seda ballooni tulega nagu. Siis ma nagu vaatasin, et mis sa tahad õhku lennata, sest minu teada oli see nitro nagu ilgelt ohtlik, et see kohe paneb ilge paugu. Aga oli temperatuuri või üles saada, aga jah, meeletult oli mäleta rahvast ja Lasnamäe kanali ääres, kui sa seal vaadatud, et aia ääres autod läksid ära, kõik tahtsid midagi näha, siis aiad pealt kõik tee peale et kukkusid, et mingid siuksed ägedad mälestused on jah seal. Milline su kõige meeldejäävam võistlus on olnud, mis su kohe nüüd praegu tuleb meelde, et see on kõige ägedam olnud näiteks? Võtaks võib-olla on 2 tükki isegi. Kindlasti üks on sinise autoga Ameerikas 2019 snowboard race, kui me viisime sinise small block Mustangi üle ja siis laupäeva õhtul viimane kvalifikatsiooniring lasti mul teha soolosõit Pro-moodi sõidu klassis. Muidu oli seal sõitsime Outlaw Pro-moodile 200 meetrit distants, aga siis lubati mul sõita 400 meetrit. Me üritasime autoga sõita 5 sekundisse selle small blocki nagu autoga, vana väikse Mustangiga. Ja siis ma sõitsin 5,999 245 miili tunnis.
ja see, kus rahvas läks nagu lolliks selle peale pärast seda, sest tribüünid olid paksud nagu, no see oli mega rahvamass. Ja muidugi ise ka. Ja siis kõige parem nali oli seda, et ma sõitsin täitsa taha välja ära, mul seal lõpus tuli mingisugune Simmerlingi surus välja ja tuli kerge tuli kapoti alla, aga kogu see üritus, kes 200 meetri peal, ehk siis ma panin sinna taha otsa välja, keerasin seal ära, vaatasin põleb, siis tuli autost välja, siis vaatasin siuke tuul vaikselt tõmbab, linnud kuskilt ulgavad, aga mitte kedagi ei olnud. Aga õnneks see tuli nagu kustus maha ära ja midagi õnneks hullu ei olnud, sest kõik olid nii õnnelikud selle üle, et me sõitsime 5-9 ära, siis tuldi alles 10-15 minuti pärast järgi, et sinna taha otsa, siis poleks enam midagi järgi olnud. Aga teine, mis on hästi võib-olla kindlasti nagu hästi meeldejääv, on eelmine kevade ikkagi seesama 5,6 sõit, ülihea ilm. Auto saime väga hästi paika ja noh, me pigistasime, ütleme, kivist vee välja, seal oli siis selle sõiduga. Et pärast küll olid mingid küüned asjad natukene sulanud, aga jah, 5,6 sekundi sõit kindlasti. Mina ütlesin ka eelmine kevade selle esimese etapi tegime ära, siis ma võin oma asjad koju pakkida, koju ära minna, minu aegu tehtud. Et võitlus see, mille peale meile siin käis, on aastaid käinud nagu promoodi klassis sees, et kes suudavad esimesena 5,6 nagu ära sõita. Et see on kindlasti ka nagu väga võimas, väga tore. Viimane küsimus. No. Oleks see, et mis sa sellelt hooajalt ootad? Ma ootan sellelt hooajalt häid tulemusi. Äkki õnnestub, see aasta on 5. aasta. 4 aastat oleme Euroopas 3. olnud. Vähemalt mitte 4. Väga kõva tase on see. Ja. Et 3. Me oleme Euroopas kiiruses osas ja selles osas numbri 1, aga äkki õnnestuks pedestal natuke vähemalt ühegi pulga kõrgemale saavutada, minna vähemalt teise koha peale. Aga aitäh sulle ja teiega näeme juba siis järgmises videos.